Koguduse noortetöö peaks keskenduma oma noorte kogukonna ehitamisele, kuid samas tuleks meeles pidada, et oleme osa suuremast tervikust. Piibel õpetab, et kuigi kristlased kogunevad erinevatesse kohalikesse kogudustesse, moodustavad nad kõik ühtse ihu. Piibli sõnul on Jeesus Kristus selle ihu pea ja meie kõik kristlased üle kogu maailma oleme selle ihu liikmed. Teiseks kujundiks on suur kristlaste lambakari, mille karjaseks on Jeesus. Kuigi kristlased võivad olla väga erinevad ja elada väga erinevates kogudustes, ühendab meid Piibli järgi ühine issand, usk ja ristimine. Kõik kristlased moodustavad ühe Jumala rahva, keda juhib püha vaim. Koguduse noortetöö ei ole isoleeritud tegevus, vaid see peaks alati olema osa koguduse tervikust. Samas on praktika näidanud, et noortetöö ja ülejäänud koguduse vahelised suhted ei teki iseenesest ja kergesti võib juhtuda, et noored ei tunne noortetöö väliselt mingit seost kogudusega, eriti juhul, kui nende pered ei ole sellega seotud. Noortejuht on oluline lüli noortetöö ja koguduse vahel ning tal on suur roll selles, et noortetöö oleks loomulik osa koguduse elust. Noortejuht saab tutvustada koguduse tegevusi ja inimesi noortele ning kutsuda näiteks koguduse õpetajat aeg-ajalt noorteõhtutele piiblitunde andma. Lisaks võib ta küsida tema arvamust noorte plaanide kohta. Noortega võiks osaleda ka koguduse teistel tegevustel ning leida neile seal sobivaid ülesandeid. Näiteks võivad noored aeg-ajalt laulda armulaua ajal laule, katta kohvilauda või lugeda teenistusel piiblitekste. Ideaalis võiks koguduses iga kristlane aktiivselt kaasa lüüa, kus kõigil oleks oma koht. Noortetöö on vaid üks osa kogudusest ja kristlase eluteest. Kristlase elu ei piirdu ainult ühe eluperioodiga, vaid see kestab kogu elu ja viib edasi igavikku. Usus pole lõpuks küsimus hetkelistes tugevates tunnetes, vaid püsivuses. Eesmärk on jõuda finišisse ehk mitte jätta teekond pooleli. On oluline mõista, et osalemine koguduse noortetöös on vaid üks etapp kristlase elus. Noortetöö lõppeesmärk on, et noor leiaks oma koha koguduses, mis ei ole seotud ainult tema vanusega. Kahjuks on palju inimesi, kes on kunagi leidnud usu, eriti noorena, kuid hiljem sellest loobunud. Mis aitab noortel usus püsida? Noortetöö ühised kogemused ja lõbutsemine on küll olulised, kuid need ei hoia kedagi usus püsivana. Noored leiavad hiljem maailmast veelgi põnevamaid kogemusi ja meelelahutust. Lõpuks on ainus, mis hoiab inimest usu ja koguduse juures, rõõmusõnum Jeesusest, surmavalla võitjast, kellest noored koguduse noortetöös kuulevad. Kogemus on näidanud, et need noored, kes hakkavad regulaarselt osalema koguduse ühisel jumalateenistusel ja armulaual, püsivad ka usus. Seega on eriti oluline, et noori julgustatakse osalema lisaks noortetööle ka koguduse jumalateenistusel, kus Jumala sõna õpetatakse ja armulaua ande jagatakse. Jumal tahab meie usku tugevdada ja selleks on ta seadnud oma sõna ja sakramendid. Paljud on seda oma elus kogenud. Seetõttu on ülimalt tähtis, et koguduse noortetööl oleks tugev vaimulik sisu, mis toidab noore usku. Miski muu ei hoia noort usus ja koguduses kogu elu vältel. Paljud on leidnud koguduse noortetööst oma usuelule need põhja panevad alused, mis kannavad neid elu lõpuni. Samas tuleb meeles pidada, et noorus on kristlase elus vaid lühike periood ja inimene saab õppida Jumalat tundma kogu elu jooksul. Kuigi kõik kristlased kuuluvad lõpuks samasse kogukonda, on maailmas palju erinevaid kristlasi, kogudusi ja kirikuid. Oikumeenia tähendab erinevate konfessioonide ehk kirikute vahelist koostööd ja suhtlemist. Oikumeenias on omad võimalused ja väljakutsed ka noortetöö jaoks. Piiblist saame lugeda, kuidas Jeesus ise palvetas kristlaste ühtsuse eest ja kuidas meil on üks issand, üks usk ja üks ristimine. Kristlaste ühtsus on midagi, mida me peame alati taotlema. Saame tunda vendlust ja armastust teiste kristlaste ja koguduste vastu.
Praktikas võib koguduse noortetöö teha koostööd ja külastada teiste koguduste ja kirikute noortetööd. Saame koos palvetada ja tuua palvesse issanda ette kõik maailma kristlased, sõltumata konfessioonist. Samas on noortejuhil hea meel meeles pidada, et tal on eelkõige oma koguduse ja kiriku ülesehitaja roll. Külas on tore käia, kuid oma maja peab samuti valmis ehitama. Üks oikumeenia väljakutseid on erinevate konfessioonide õpetuslikud erinevused. Kuigi kõik kirikud, kes tunnistavad vanu usutunnistusi, õpetavad enamikke teemasid sarnaselt, leidub ka märkimisväärseid erinevusi. Parim alus oikumeeniale on see, kui noortejuhi oma identiteet ja kirikuõpetus on selged. Nii on hea kohtuda armastusega naabritega, kes mõtlevad ja usuvad pisut teistmoodi. Kindlasti saame teistelt midagi uut õppida, kuid samas tuleb hoida kinni oma kirikuõpetusest. Koguduse noortejuhtidena ja kristlastena oleme osa suuremast tervikust. Noortetöö on osa koguduse ja kiriku tööst, millel on suur tähendus. Noored saavad olla koguduse ülesehitajad ja nad on kutsutud osalema ka just oma nooruse tõttu. Kristlastena oleme osa ülemaailmsest Kristuse kirikust, mis jaguneb erinevateks kogudusteks ja kirikuteks. Saame kohata teisi kristlasi vennaliku armastusega ja teha koostööd üksteist tugevdades. Usk on kogu elu kestev rännak, kus meilt nõutakse püsivust. Koguduse noortetöö saab anda noorele vajalikke teadmisi ja oskusi eluteele kaasa, mille lõppeesmärk on Jumala juures.